Jaan Vahtra tee moodsa kunsti tutvustamisel ei olnud kergete killast. Kuigi just tema töid teiste avangardkunstnike seas enim välja toodi, kirjutati ikka. Ekspressiivse ja kubistliku osa mõistmiseks publikumil vähe aimu näib olevat. Ent Vahtra ei jätnud jonni. 1923. aastal asutati Eesti kunstnikude rühm. Samal aastal valmis Vahtral ka siinne teos, mis koosnes 10 tükk-tüki haaval hoolikalt paika pandud geomeetrilistest vormidest ning neid ühendavatest kaartest, kuid Vahtra käe all vormub vormidest vaimustavalt moodne sadam. Just nii saabki kokku imeline paarik. Eesti Kunstimuuseumile kuuluv Vahtra autoportree, mis kujutab kunstniku oma kodulinna Võru taustal, ning tema sadam, mis paigutab Vahtra oma unistuste keskele, tuua Eestisse värskeid kunstituuli välismaalt. Ja unistus saigi teoks. 1924. aastal toimus Eesti esimene rahvusvaheline näitus, Eesti ja Läti kubistide ühine väljapanek Tartus ja Tallinnas. Esmakordselt Eestis anti välja reproduktsioonidega näituse kataloog, kus Vahtralt oli pildina sees 2 tööd, ta autoportree ning meie ees olev maal. Kuna näituse korraldamiseks toetust ei saadud, tuli näituse tööd müüki panna. 3000 külalise seas oli ka kõrge Eesti riigiametnik, kes teose 10 000 marga eest enda kogusse soetas. Just tänu sellele õnnelikule ostule seisab see meistriteos täna siin meie kõigi ees.